No tere jälle. Vaatame seekord siis Norra Tonka rakenduse söödastamist. Et siis parim sööt, makrell, no see on hästi suur makrell, tegelikult väiksemad on parem. Poolsulanud olekus, nii ta on nagu enam-vähem. Soojamate ilmadega kindlasti tuleb, ei ole vaja üldse enne püüki sulatada, tuleb hoida külmas. Kõige parem muidugi suve poole, kui saab ise värsket püüda. Põhjas, kui makrelli ei ole Põhja-Norras, siis kõlbub ka saida, aga makrell on kõige parem. Makrellil on muidugi see viga, et ta seistes muutub lihalödiks ja sellest tulenevalt on söödastamisel erinevaid nippe vaja kasutada. Aga alustame siis. Lõikame esialgu, teeme siukse pikema sööda, tursajal, paltusel mõlemale. See on hea suur kala. Tõmbame siit pooleks. Nii. Teeme saba maha. Teeme vähe peenemaks ka. Liiga jäme. Jätamegi selle selgrooga tüki seekord. Selgroog on hea toetav element ka. Neid ei ole vaja tõenäoliselt ära lõigata, kuigi lõigatakse vahest ka. Nii, võtame siis esimene rakendus. See on nüüd nii-öelda inglise keeles pennel riig, see tähendab 2 konksuga üks alumine on, siin on 9-0 pikas äärega, põhimõtteliselt saab panna ainult siia ka kalatükki siduda. Aga siin on nüüd abikonks, väiksem 7-0 sirkelhuuk. Selle otstarve tihti peale nii-öelda sööta toetada, aga väga tihti jääb kala hoopis selle külge paremini kinni. No nii, proovime siis. Kuidas pidi ta võiks siia istuda. Ärme hakka siis suurt. Lõikame siia väikse soone. Väikeme konku lihtsalt siia sisse. Nii. Nüüd alustame põhiasja. Kumminiidi mätsimist. Praegu siin sööt on tugev, selgroog on sees. Aga kui ei ole verel sööt lödi, kasutame seda abipulka. Selle saab panna niimoodi siia külge. Pärast pool näita. Nii tihti on oluline, et see sööda niidirull suhteliselt kuiv hoida, et niit ilusti maha jookseks. Niiti tuleb panna ohtralt. Närilisi on palju, viskel on suured jõud, asjad minema lendaks ja hoiaks kinni. Emust ostetud see niit, päris hea on seekord välja kukkunud imekombel. Et siin ostsin mingit, isegi Eestist midagi, need ei kõlbanud mitte kuhugi. Siin ongi kehva juba hoida. Ma ise ei ole ka seda sööda sidumisabilist eriti kasutanud, aga proovime nüüd, äkki aitab. Võtame siia külge. Nii, et saame lükata. Toetab. Tõmbame siia otsa ümber vähe tihedamalt, näitan mille jaoks see on ka. Siia ühe vähe paksema koha. Laseme siis põhimõtteliselt selle välja tõmmata. Tõmbame selle välja. Laseme siia veel ikka korralikult tiiru peale. Korralik pakk
pakett nii-öelda. teooriad on erinevad, kes väidab, et piiklikum kala meenutav sööt on põhjas ikkagi parem. Kes väidab, et ei ole, lühemat neelab paremini. Kõik nagu tavaliselt, igal kalamehel on oma õigus. Nii, aitab. Nii, see on lips tegelikult, seda ma panen kõrvale, pärast hakkan lipsuna kasutama. Lasen tõmbame selle konksu alla poole. Keerame paraja kõrguse peal ühe ringi ümber sääre. Nii, ei libisene siin peal nii hästi. Ja nüüd paneme siit tihedama ukse juurest läbi. Tõmbame. Nii. Viskamise puhul läheme nüüd siis seda konksu pidi rippuma. Kui ma rakenduse külge panen, siis näitan. Aga põhimõtteliselt saab niisama ka, kui tinaan siin üle. See on nüüd, ütleme, täiesti sobiv sööt nii paltusele, tursale ja kasskalale, kõigele, mis seal liigub. Noh, seda närib väike ka juba päris kiiresti ära. Suht kiiresti saab löövaks. Nii, valmis. Esimene on valmis. Ma olen selle kõrval, viskan sügav külma ja järgmises videos panen selle lipsu rakenduse külge, näitan reaalselt. Tegelikult ongi nii, et nüüd see sööda valmis tegemine on kõige aega nõudav, kui nüüd nagu praegu ma teen nüüd ühe keerulisema variandi. Võib öelda, et milleks aega raisata. Tegelikult ma sain sellega viimane kord kõik paltused ja paltusevõtud. Nii. See läheb siis sellisel rakendusel. See on nii-öelda inglise keel dongle rig. Tingle, tangle, tongel tölerdab. Ütleme, ma ei oskagi eesti keelest talle öelda, tõlget anda. Selle võib muidugi panna ka siit samast kalalõuast konksu läbi. Pearipputa otse on kogu rakendus. Aga me lähme ikka keerulisemat teed. Lihtne on liiga lihtne. Kõigepealt lõikame kala viiludeks. Kust maalt kuhu maale see on liikunud, kas ta on Aafrikast, nii-öelda Lõuna-Aafrika variant liikunud Inglismaale või Inglismaalt Aafrikasse, see söödastamise viis, seda ma ei tea. Sellist, mingit säärast varianti nimetatakse ka nii-öelda South-Aafrika riik. Seal püütakse kalda pealt aisid ka samasuguse sööda. Selle idee on nüüd, et sööt on tegelikult kaua kestev põhjas. Väiksed saavad pealt kutsuda järjest, tuleb peale nagu sidrunkiiline. Sibul. Nii. Ja teine muidugi asi on see, et tuleb niivõrd suur, et loodetavasti väikse kala seda ära ei näri. Lõikan viilud valmis, vaatan palju neid kokkuvõttes kohe läheb. Nii, ja nüüd siis vaatame, peast teeme nii-öelda rakenduse aluse. Neid söötasid võib kodus valmis teha ja külmkappi panna, et jah, õlle joomise aega liiga palju ei kuluks söödastamise peale. Nii, paras pikkus on näha. Lõikame siit maalt maha selle pea. Ta laguneb. Niimoodi.
sellest saab nii-öelda alus selle söödapalli jaoks. Nii. Lõikame siia väikse vahe. Ei tea, kas on näha. Niimoodi. Okei. Niit ära ei kao. Niit on põhiasi. Nii. Nüüd. Selle siit läbi. Niimoodi. See jääb nüüd toetama see nii-öelda punane seip kogu seda süsteemi. Et ta viske ajal ei lendaks libiseks ära, sest see jääb rakenduse külge, jääb sellega rippuma, kui rakenduse külge panen. Sellepärast on laas siin. Nii. Üldjuhul on niimoodi, et kui siukest sööta siduda, siis on kogu aeg tegemist seal mere ääres. Mingil hetkel võib see vähe üle visata, aga reaalselt ma sain niimoodi tehtud söödaga paltused seekord ja ainult paltusvõtud. See on nüüd see YouTuber, vist on inglane, Billy Fishing on ta nimi, kelle järgi ma seda asja teen. Ta on nüüd õudne siuke pedant, mõtleb üle, mis on nagu minu enda viga ka vahest. See on nii. Tõmbame siit. Mul siin ei ole lipsu küljes praegu. Ole oluline. Tõmbame tiirud. Nii, ütleme nii, et toorik on valmis. Nii, nüüd võtame järjest need ja hakkame ehitama siia ümber söödapalli. Iga selle mätsime eraldi kinni, ta järjest sulab. See on pikalt püütav. Üldjuhul kala, kui ühe kala otsast ära võtad, oleneb muidugi kala suurusest, selle rakendusega rahulikult edasi püüda. Nii. Kui nüüd see makrell on päris sulanud, siis on juba päris vastik löga, ütleme. Sellepärast, Põhja-Norras kindlasti saidat kasutada, makrelli pole käepärast, saidat on oluliselt lihtsam kasutada sööda tegemiseks. Tema liha konsistents on tugevam ja nahk on tugevam. Makrell on õrn, aga sellepärast ka oluliselt parem, sest ta ikkagi ju maitseb kalale palju rohkem. Nii, peame järgmise, paneme siia poole. Nii, nuuvime küll. Iga see eraldi kihinast, siis on väikstel raskem neid ära sikutada. Ei lagune, ei idane ega mädane, nagu öeldakse. Nii, siia külge ka.
järgmine. See on vaba ruum, sinna kütame juurde järjest. Väga palju konksu ette ka ei ole nagu väga hea, et samas ta ei ole otsajäämist kunagi takistanud. Billy Fishingus. Billy ütleb, et isegi ligi 10 senti läbi mõõduga maa võib lõpuks tulla. Et ta ajab nagu järjest mahla välja. Muidu sööt liguneb ära, kui tonkaga püüate. Ükskõik kust te ise teate. Nii, ma 2 tükki veel prooviks ja vaatame, milline välja näeb. Ja see on nagu ütleme nii, et päris väike seda ei tule närima, või tuleb närima, aga ta ei mahu suu. Ja sihtmärk on ikkagi sel valtus nii-öelda kaua mängiv. Ühesõnaga vabalt tund pluss püütav selle rakendusega, nii et ei peaks sööte vahetama. Selles suhtes, et Norra püügiga ongi see asi, et arvad istud seal tonkaga kalda peal. Võidki istuma jääda, sellepärast et all on 1000 seda tegelast, kes sööta närivad. Närivad kõik ära ja sa istud oma ligunenud söödanaha juures. Sellepärast on nii-öelda püük mingil määral tüütu, samas ka väga aktiivne nagu. Piistada siuke, ega see töö on räpane. Kõige olulisem asi ongi see, et sul peab olema rätik. Käsi kätte pühkimist, nagu viidripüügil. Viidrimeestele sobiv ala ongi. Sellega on hea majandada, ta on tugev, pea on siin sees on veel, siis on siin kõik need niidikihid, ei lähe mitte kuskil sul käest. Seda mätsida siia, konksul peab olema haakimisruumi ka, et ta liiguks. Aga selle põhitee on see, et ta on nii-öelda kaua mängiv. Sellega püüad mitu tundi. Nii, seekord jälle valmis. Siit läheb rippuma. Suur valtus tuleb, neelab kogu selle ära. See on liipsu otsas. Ma panen selle sügavkülma, külmutan ära ja järgmine kord paneme rakenduse otsa. Ma räägin, et kui isegi sellist palli võid teha õhtul seal juba kohal olles nii-öelda ära külmustada, vaikselt ta sulab, võib-olla ta pole nii elastne, aga kindlasti on ta aega nõudev, see võtab palju lihtsam. Nõmm. Aitäh vaatamast seekord jälle. Suuri valtusi kõigile.